Tere hommikust! Mul on hea meel, et tänasel varasel ennelõunasel ajal on nii palju huvilisi registreerinud jälgima meie videovalve ja videoanalüütika seminari. Ja mida me siis tänase tunni ja natukese enama aja jooksul teeme? Me oleme oma seminari jaganud kahte plokki. Esimeses plokis me puudutame selliseid üldiseid põhimõtteid, kordame üle, kus erinevad alused ja reeglid tulevad, et pilti edastavate ja salvestatavate seadmete kasutust korrektselt läbi viia. Ja seminari teises pooles räägime siis juba pikemalt videoanalüütikast ja ka sellest, et mis on seal sellised erisused ja nüansid, millega peab arvestama, et mitte siis reeglitega vastuollu minna. Ja nagu ma ütlesin, me räägime ja peatume täna eelkõige siis pilti edastavatel ja salvestatavatel seadmetel, kuna kogu see videoseadmete ja videotemaatika ampluaa on ju hästi lai, et siis me ei peatu täna kitsalt erakasutusel ja isiklikel seadmetel ja kaasaskantavatel seadmetel, vaid ikkagi sellistel statsionaarsetel üldlevinud kaameratel, eesmärkidel, miks täna siis organisatsioonid seda tegevust läbi eelkõige viivad. Aga loomulikult, et päev oleks tummine, ei vii me läbi seda seminari ainult üksi, vaid oleme ka appi palunud Riigi Infosüsteemi Ameti infoturbe intsidentide käsitlemise osakonnast Martin Unduski, kes on küberturbe ekspert ja tema ühineb siis meiega juba mõne aja pärast. Nüüd, kui me korra mõtleme tagasi, et miks me nendest videoseadmetest ja kaameratest siis nii palju räägime, et kui te olete tähele pannud, siis viimasel poolel aastal oleme me erinevat sellist teavitust ja tähelepanu juhtimist sellel teemal teinud. Ja võib-olla see põhiline põhjus ongi see, et üldiselt jälgimisseadmeid tervikuna, milleks ka ju kvalifitseeruvad erinevad pilti edastavad seadmed, et nende kasutamine kujutab kõige sellist intensiivsemat, inimeste privaatsuse või eraelu riivet. Aga samas loomulikult privaatsus ei ole ka absoluutne. Ehk siis see on ka teatud piirid, mis tähendab siis seda, et on täiesti mõistetav, et tuleb eeldada ja on olukordi, kus seda privaatsust mõnevõrra inimeste suhtes siis riivatakse. Ja mida kaamerate kasutus meile, inimestele, kõigile teha võib ja millist mõju ta avaldab, ongi ju selline üldine inimloomus, meie käitumine, meie tunded, selline ebakindlus, teinekord suisa ka hirm. Ja samuti võib videoseadmete väärkasutus olla inimväärikust alandav, näiteks eelkõige juhtumid, kus videoseadmeid kiputakse või soovitakse kasutada näiteks puhkeruumides või mis veelgi hullem tualettruumides. Aga selleks, et saada lühikene sissejuhatuse ülevaade, kuidas selline kaamerate kasutamine inimloomusele mõjutab, milliseid hirme ja tundeid see võib tekitada, oleme sissejuhatavasse avalõiku palunud videosilla vahendusel seda selgitama psühholoog Anna-Kaisa Oidermaad. Kuigi valvekaamerad töökohal on mõeldud selleks, et lisada turvatunnet ja selle kaudu vähendada tööandja stressitaset, võivad neil olla tagajärjed ka töötajate vaimsele ja füüsilisele tervisele. Pideva jälgimise all olemine tekitab küsimusi. Kas mind ei usaldata? Kas ma peaksin veel rohkem ja paremini töötama? Kas ma peaks lisaks ka ennast pidevalt kontrollima, et ma midagi kohatut ei teeks? Nende küsimustega maadlemine tekitab vaimset koormust, mille arvelt jääb vähem ressurssi keskendumaks oma tegelikele tööülesannetele. See põhjustab ärevust ja stressi kuhjumist, mis omakorda võib kaasa tuua nii läbipõlemise riski kui eksimusi ja pingestada suhteid töökohal. Kui valvekaamerate kasu hinnatakse suuremaks, kui nendest tekkida võib kahju, peaks arvestama privaatsuse vajadusega töökohal. Kindlasti peaks olema isiklikku ruumi võimaldavaid nurgakesi, kus on teada, et seal saab olla päris omaette rahulikult.
Niisiis, nagu me kuulsime, on videoseadmete ja kaamerate kasutamisel inimestele väga selge ja otsene mõju. Aga millest siis nüüd kõigepealt alustada? Et kui me selle temaatika püüame siis nii-öelda algosadeks lahti lammutada, et mis on need nagu esimesed sammud, mida peab siis andmetöötleja arvestama, kui ta soovib kaameraid kasutada või ta juba neid täna kasutab erinevatel eesmärkidel, aga et veel kord vaadata üle, et kas kõik on tehtud nii, et ei läheks seadusega pauk sisse. Nüüd, kui me korra mõtleme sellele, et kust need meil muutus andmekaitseline õigusruum ja seda Euroopas. Ja kui me nüüd vaatame neid erinevaid õigusakte, kust me püüame siis leida aluseid, et kuidas ma siis võin nagu kaameraid kasutada, kuidas ma võin näiteks videovalvet läbi viia, siis ausalt öeldes need on täna Eesti seadusandluses väga üksikutes õigusaktides kirjas. Aga seesama isikuandmete kaitse üldmäärus, sest nagu ka nimigi ütleb, need on üldised põhimõtted, seal me tegelikult spetsiifilisi sätteid kaamerate osas ei leia. Ja eks see on ka üks põhjus, mis on täna organisatsioonides natukene sellist segadust tekitanud, veel arusaamatust, et justkui üheselt kuskilt nõudeid lugeda ei ole, et kuidas ma siis ikkagi korrektselt seda tegevust saan läbi viia. Sest andmekaitseõigus täna, kui me vaatame erinevaid norme, ei näe ette otseseid tehnilisi nõudeid, näiteks kaamerate paigaldamisel, milline ja kas ja kui palju võib vaate välja jääda, kui palju kaameraid ma võin kasutada. Seda kõike me otseselt ju ei leia. Aga tänasel seminaril me siis nagu püüamegi nüüd anda vihjeid ja sellised nagu suunised, et kus need alused ikkagi täna tuletada saab ja kust on võimalik ka näiteks täiendavalt peale seminari lisa lugeda. Et nii-öelda tänasele jutule kas kinnitust või selliseid abistavaid näiteid juurde saada. Kogu andmetöötluse ju eesmärk läbivalt on üks. See peab olema eesmärgipärane, inimese suhtes minimaalse riivega ja viidud läbi turvaliselt. Turvaliselt niimoodi, et ettevõtte infovarad ei saaks kahjustatud ja teistpidi ka oleks tagatud turvalisus inimese suhtes. Ja suurim väljakutse kogu selle teema juures ongi see, et kuidas siis avalikkus, inimesed, kõik, mis me täna näiteks tänavatel, kaubanduskeskudes, parkides, ettevõtete büroodes liigume, et kuidas me saame teada, et kas kaameraid kasutatakse, mis on see eesmärk ja ega nende kaamerate komitigi ei tehta midagi sellist, mis võib pärast mulle kuidagi otsest kahju tekitada. Nüüd, nagu ma ütlesin, siis pea 3 aastat oleme pisut teistsuguses andmekaitselises õigusruumis, aga mis oli enne seda? No enne seda oli vähemalt Eestis olukord natukene läbipaistav ja lihtsam, mis puudutab siis kõiki selliseid üldiseid inimeste ja varakaitselisi kaamerakasutusi. Nimelt, kui te mäletate ja meenutate, siis siseriiklikus isikuandmete kaitse seaduses oli suisa selline säte sees, et inimeste ja vara kaitseks võib kaameraid kasutada. Loomulikult, et inimeste õigusi ja huve ülemääraselt ei tohi kahjustada ja kõik see kasutus peab olema ju eesmärgist lähtuv. Ja samuti oli seal selgelt kirjas, et kasutamiseks ei ole vaja küsida siis inimese eraldi nõusolekut, kui ta näiteks teie bürooruumidesse siseneb, vaid seda kasutust sai nii-öelda õigustada otseselt isikuandmete seadusest tuleva nõudega või sättega, mis ütles, et peab olema teavitus tehtud, peab olema teavitusel, ehk siis sellel sildil peab olema kirjas, kes seda kaamera kasutust või jälgimist siis läbi viib, mis on tema kontaktandmed ja milline on siis ka see vastav eesmärk. See oli väga selge, ühene ja see andis ka nagu paljuski sellise õiguskindluse, et ettevõtted oma valvekaamerate kasutust saaksid õigustada. Loomulikult on ja olid siis teatud eriseadused, mis andsid näiteks riigiasutustele, õiguskaitseasutustele sellised eraldi ja täiendavad volitused,
millega eelkõige näiteks korda tagada, korrakaitselisi rikkumisi likvideerida, seda siis näiteks avalikus ruumis, kas tänavatel, parkides, kõik sellistes kohtades, mida siis nagu avalike alana saame käsitleda. Ehk kui me nüüd korra vaatame ühiselt otsa ja kui te nüüd vaatate ka enda organisatsioonis kogu selle temaatikale otsa, siis võib-olla nagu põhilised märksõnad, mida kõigepealt enda jaoks fikseerida, ongi see, et kaamerate kasutamine peab olema eesmärgipärane. Eesmärgist me räägime mõne hetke pärast natukene pikemalt, et millised need eesmärgid siis sellised mõistlikud olla saavad. Loomulikult peab sellisel eesmärgil ma tõepoolest võin ja saan kaameraid siis kasutada, siis hästi oluline osa sellest on minimaalsus. Kaamerate puhul üldiselt salvestamisel sa ei saa otsustada või valida välja, et kui palju ma sellest inimese sellest välimusest kaamerapilti võtan, sest teatavasti inimesed liiguvad ja nad võivad olla kaameras siis kas näiteks osa oma kehaga või terve kehaga, aga põhimõte võib-olla selle minimaalsuse osas on see, et see ala, mida te soovite siis kaameratega katta, kui me nüüd näiteks mõtlemegi turvalisuse eesmärki, et see ala ei oleks nagu väga lai, et näidetena asutuste ettevõtete büroo uste ees, ka tänaval on kõigepealt välisukse ees kaamera, et see kaamera siis kataks eelkõige seda ukse sisenemisala, mitte võib-olla pikalt üldplaanis sellist tänavat tervikuna, siis hästi oluline on see, et kui te olete selle nagu pildi maha salvestanud, ta teil on süsteemides sees, et kui kaua te neid hoiate, neid salvestisi, ehk säilitustähtaeg, jällegi, ei saa nagu olla kuidagi põhjendatud see, et ma hoian neid aegade lõpuni, nii kaua kui asutus või ettevõte eksist. On selge näiteks, et varakaitseliselt see salvestis peab olema ikkagi sellise maksimaalselt hea resolutsiooniga, et võimalusel näiteks õigusrikkumise puhul õiguskaitseasutusele see pilt üle anda, et seda kurjategijat oleks võimalik tabada, ehk siis ta oleks nagu võimalikult detailselt tuntav. Aga samas on ka teatud aladel võib-olla eesmärk hoopis selline, et ma soovin näiteks kaubanduskeskuses või mõnes poes lihtsalt inimesi loendada. Ehk siis et paremini oma ärilisi eesmärke täita, ma pean ju oma klienti tundma. Ehk siis ma sooviksin teada, milliste riiulite juures nad liiguvad, millised on võib-olla nende sellised esimesed valikud poodi sisenemisel ja nii edasi. Ehk siis selleks eesmärgiks näiteks on võimalik see salvestis juba kohe täiendavalt hägustada sellisel määral, et inimesed ei ole sealt väga nagu otseselt tuntavad. Sest kui me nüüd meenutame jällegi seda, et mis asjad need isikuandmed ju on, siis need on kõik võimalikud erinevad andmed, mis annavad meile siis aimu inimese kohta, võimaldavad teda siis kas otseselt või kaudselt tuvastada. Ja kusjuures tähele tuleb ka panna seda, et see tuvastamine ei tähenda mitte kunagi ainult nimeliselt või väga nagu detailselt inimese kohta teabe saamist, vaid see tuvastamine tähendab ka seda, et kui te suudate ühte inimest põhimõtteliselt teisest eristada, et siis on ju ka tegemist isikuandmete töötlemisega. Nii et piisav selline hägustamine, mida tegelikult andmetöötluse termini mõttes võib nimetada ka anonüümimiseks, et lihtsalt on arusaadav, et kaadris on mingisugune kogu, aga tegelikult juba ei ole sealt näiteks võimalik välja lugeda seda, et kas tegemist oli mehe naisega, vana või noore inimesega ja nii edasi. Turvalisusest juba mainisin, seda me räägime mõne hetke pärast ka pikemalt läbi Martini vaate ja ka siis edasi veel ka läbi andmekaitselise vaate. Ja säilitamistähtaegadest ka põgusalt juba juttu tegin, et need peavad olema siis ka mõistlikud, et täna on teatud mõned eriseadused, näiteks põhikoolidel ja gümnaasiumil või siis kasiinodel või ka näiteks turvaseaduses,
kus on siis selle pildisalvestise säilitamine ka seadusesse sisse kirjutatud. Aga muudel juhtudel siis peab andmetöötleja väga selgelt hindama, et mis on see mõistlik aeg, kui kaua tal seda salvestist reaalselt vaja on, et neid eesmärke täita, milleks seda salvestist kasutatakse. Ja nüüd hästi oluline selle kaamera kasutamise puhul ja videoseadmete kasutamise puhul on see, et kuidas inimene saab teavitatud ja saab aru, et tõepoolest organisatsioonil nüüd kaamerad kasutuses on. Ehk te peate arvestama, et inimesel on õigus ka selle salvestisega tutvuda, ehk siis kui inimene on näiteks teie büroos käinud, siis tal on õigus välja küsida see salvestis. Loomulikult peab inimene enne selle salvestisalasse jõudmist saama ka aru, et nüüd ta jõuab kaamerate vaatevälja, ehk siis see on see nimetatud teavitussilt, millel me peatume siis täna oma seminari lõpupoole, selgitame, kuidas seda võib-olla kõige lihtsam ja mõistlikum läbi on viia ja anname ka viited meie ühele väikesele tööriistale, mis siis selle kaamerasildi tegemist toetab. Ja loomulikult ka siis organisatsiooni enda sisedokument, seda nimetatakse siis andmekaitse tingimusteks, ehk siis kus on samamoodi kirjas juba pikemalt see, mida ettevõte nende andmetega teeb, kas ta edastab neid kellelegi täiendavalt, kaua ta säilitab ja nii edasi. Nüüd kaamerate kasutamisel on täna neid rolle organisatsioonil, ettevõtetel väga erinevaid. Kui me alustame põhilisest, siis see organisatsioon, kes nüüd soovib seda kaamerakasutust rakendada, siis tema on andmekaitse mõttest läbi ja lõhki saba ja sarvedega vastutav kogu selle protsessi õiguspärasuse ja turvalisuse eest. Mis siis tähendab seda, et teda nimetatakse niinimetatud vastutavaks töötlejaks ja mis tema põhi selline kriteerium ongi, tema määrab eelkõige eesmärgi, miks ta soovib kaameraid kasutada ja määrab siis ka vahendid, kuidas ta seda kaamerakasutust läbi viib. Et nende vahendite all ei mõelda mitte ainult tehnilisi vahendeid, vaid nende vahendite all mõeldakse ka sellist partnerite, kolmandate isikute kasutamist, kes aitavad seda tegevust läbi viia. Ja vastutav töötleja siis määrab eesmärgi, ehk siis, et milline need eesmärgid võiksid olla. Hästi levinud eesmärk, mida täna kasutatakse, on inimeste ja varakaitse, mis tuli ka varasemast seadusest. Loomulikult õigusrikkumiste tuvastamine, näiteks politseil ja omavalitsustel on selleks korrarikkumiste kõrvaldamine, aga samas on eesmärk ka näiteks võrgu infosüsteemide turvalisuse tagamine, seda näiteks eelkõige riigi ja omavalitsusasutustel ja ka näiteks elutähtsatel teenustel. Ja kui eesmärk nüüd on paigas, et siis peate vaatama, et mis on see õiguslik alus. Kõige lihtsam õiguslik alus saaks alati otsida seadusest. Aga nagu ma ütlesin, lihtsalt isikuandmete kaitse seadus täna seda alust ei anna. Ta annab üldise normi. Ja seadusele tugineda saavadki näiteks täna asutused, põhikool, gümnaasium, näiteks kasiinod, aga kõige levinum alus, mis nüüd andmekaitse, isikuandmete üldmäärusega tuli, on õigustatud huvi. Aga selle puhul ma tahan tähelepanu juhtida, et seda ei saa võtta väga lihtsasti kasutusele, vaid see tähendab seda, et selle läbiviimiseks peab olema viidud sisse kõigepealt selline huvide analüüs, ehk siis kuidas teie kui andmetöötleja huvid kaaluvad üle inimese huvid privaatsusele. Ja lõpuks siis ka veel nõusolek, mis on hästi erandjuhtumlik ja seda ma räägin siis täna seminari teises plokis, eelkõige biomeetria kontekstis. Ja volitatud töötleja on siis nüüd andmetöötajale see partner, kes aitab tal oma eesmärki läbi viia. Näiteks volitatud töötleja võib täna olla serveriteenuse pakkuja, pilveteenuse osutaja, volitatud töötleja võib olla ka organisatsiooniline turvaettevõte, kes lepingu alusel aitab kogu seda tegevust korrektselt läbi viia.
ja küsimus, et kas nüüd selle vastutatud ja volitatud töötleja vahel peaks olema ka leping või võib see olla ka suusõnaline, siis ma ütleks, et jah, leping peab olema, see on kirjas ka täna isikuandmete kaitse üldmääruses ja see lepingu eesmärk on eelkõige ka see, et see annab ju volitatud töötlejale ka õigusliku aluse, et ta neid andmeid, mis ta nüüd vastutava töötleja nii-öelda eesmärkide täitmiseks nagu saanud ja töötleb, et tal on õigus neid teha. Nii et turvaettevõte täna on teatud erisustega, need erisused puudutavad eelkõige salvestise säilitamist, näiteks neil on õigus salvestist hoida 1 kuust kuni 1 aastani ja samuti on turvaettevõtetel täna teatud täiendavad kohustused, mis alusel nad isikuandmed töötlevad. Aga kaamera kasutamise puhul, nagu ma ütlesin, tuleks teha siis kõigepealt selline riskide ja hindamiste analüüs, mis siis annab teile nagu aimu sellest, et miks te andmeid töötlete, mis on see eesmärk, seda proportsionaalsust ja turvalisust kirjeldate seal, kirjeldate, analüüsite erinevaid riske ja turvameetmeid. Nüüd kaamerate kasutamise puhul on nagu öeldud varasemalt hästi oluline ka need andmekaitselised tegevused fikseerida kirjalikult, ehk siis see on selline kirjalik dokument, nimetatakse andmekaitse tingimusteks, milles inimesed saavad täiendavalt siis lugeda pikemalt, et mida siis nende kogutavate andmetega ja miks tehakse. Ja veel vastutav töötleja ehk siis see ettevõtte organisatsioon, kes andmetöötlust läbi viib ja korraldab, et tema peab olema siis valmis ka registreerima erinevad andmekaitselised rikkumised. Need peavad olema siis tal kirjalikult leitavad, kui näiteks meie sooviksime selle dokumendiga tutvuda ja ta peab ka rikkumistest teavitama. Ehk siis andmekaitselised rikkumised on siis sellised turvanõuete rikkumised, mille kohta meil siis ekraanil ka jutumullis on pikem selgitus toodud. Ning loomulikult üldine läbipaistvus ehk andmekaitse silt ja andmekaitse tingimused. Ja nüüd edasi, kui see salvestis on siis nii-öelda süsteemi tekkinud, sest me räägime täna mitte ainult siis sellest, et salvestis on füüsiliselt olemas, vaid andmetöötlus on ka see, kui näiteks pilti ei salvestata, vaid pilti vaadatakse. Et see tuleb näiteks kuhugi turvaroovi või mõnele töötajale ekraani peale, et ta saab siis nii-öelda sellel pilku peal hoida. Ka see tegelikult on isikuandmete töötlemine. Nagu ma ütlesin, töötlemine lähtub eesmärgist ja see eesmärk ja töötlemine peab jääma siis esialgse eesmärki piiresse. Loomulikult võivad olla erinevatel organisatsioonidel erinevad eesmärgid, aga need peaksid siis olema ka algselt juba selgelt välja toodud. Ja andmete väljastamisel, ehk siis see, kui te näiteks inimese päringu peale nüüd peaksite inimesele andmeid välja andma, siis andmete väljastamiseks tuleb kaitsta ka nii-öelda salvestisel oleva teiste inimeste õigusi ja vabadusi. Andmete väljastamine inimestele peab olema tasuta ja see tuleb siis nii-öelda läbi viia 1 kuu jooksul alates inimese poolt päringu tegemisest. Et see on siis võib-olla nagu inimeste õiguste põhiline pool, mida salvestise juures silmas peab pidama. Aga et tuua nüüd juttu natuke nagu vaheldust, siis ma paluksingi enda kõrvale Martini, kes siis annab teemasse võib-olla sellise spetsiifilisema infoturbelise vaate, räägib natukene sellest, millega ta igapäevaselt tegeleb ja annab head viited ja vihjed sellele, mis talle oma igapäevatöös on silma hakanud, mida kaamerate kasutamisel valesti tehakse. Kuna tänapäeva maailmas toimub kõikide tegevuste pidev automatiseerimine, siis selle teostamiseks kasutatakse erinevaid nutiseadmeid. Ja selleks, et see kõik oleks võimalik, peavad kõik need seadmed ka omavahel suhtlema. Mis tähendab seda, et kõik need seadmed peavad olema internetti ühendatud ja sellega kaasnevad erinevad probleemid.
Ja kui nüüd nendest probleemidest veidi rääkida, siis põhilised probleemid on järgmised. Et kõige enam näeme me seda, et kui nii-öelda see seade teenuse pakkuja poolt teile paigaldatakse, siis ühendatakse see internetti ja antakse teile mingisugused ligipääsuks vajalikud andmed, IP-aadress, kasutajanimi, parool ja kõik on korras. Teenuse pakkuja läheb koju ja sina oled õnnelik. Aga reaalsus on see, et need seadmed võib juhtuda, et need seadmed on tegelikult mitte ainult teile, vaid ka kõigile teistele nii-öelda kättesaadavad ja kasutatavad. Ja kui me siin vaatame ühte sellist toredat internetisaiti nimega insec.org ja sisestame otsingusse näiteks Eesti, siis tuleb siin päris palju erinevaid vasteid erinevatest veebikaameratest, millest kõik ei ole nii-öelda avalikuks vaatamiseks mõeldud. Et kui siin mõned on niisugused ilusad looduspilti kuvavad kaamerad, siis on ka siin nende hulgas mõndades poodide turvakaamerate pildid täitsa olemas, mis on täiesti laivis jälgitavad ja kui näha neid töötajaid, kes seal toimetavad, siis neil kindlasti sellest mingit aimu ei ole. Kui siit edasi minna, siis kui lihtne tegelikult sellist seadmete leidmine on, et siis see on tegelikult, see pole üldse raske, kui me siin näiteks teeme ühe lihtsa otsingu Shodani otsingumootoris, mis siis nii-öelda sarnaselt Google'ile indekseerib siis internetis olevatel IP-aadressidel erinevaid teenuseid, siis on siis võimalik leida üle 1000 nii-öelda videostriimi pakkuva seadme nii-öelda striimimisteenused. Ja kui te arvate, et pannes see teenus nii-öelda suvalisele pordile käima, kus siis tavalise brauseriga midagi üles ei leia, siis see ei ole ka väga mõistlik, kuna tänapäeval on erinevad tööriistad, millega on võimalik ka kogu maailmast otsida üles ühel pordil käivad kõik teenused alla 6 minutiga. Seda küll IPv4 võrgu puhul, mis ka tänapäeval põhiliselt nii-öelda kasutusel on. Siin ka mõned näited Eestist leitud nii-öelda huvitavatest interneti ühendatud seadmetest, et siin on näiteks siis üks katlamaja. Siin on üks autopesula, mis ei ole ainus, neid oli päris palju, kus siis oligi seadistus teostatud selliselt, et nii-öelda standardpordil oli olemas korralik autentimine, aga kui kasutada nii-öelda alternatiivset porti, siis oli unustatud seal autentimine üldse maha ja rahulikult oli võimalik näha, kuidas seal autopesu käis ja oli seal võimalik ka mõningaid seadmeid muuta. Ja siin ka üks markantne näite ühest raudteejaama diislimahutist, mida oli võimalik siis interneti kaudu monitoorida kõigil soovijatel. Kui me räägime seadistamisest, siis nii-öelda probleeme valmistab siis kõige lihtsam asi, ehk et siis unustatakse muutmata vaikeparoolid. Kui me siis vaatame, millised tagajärjed sellel on olnud nii-öelda ajaloos, siis aastal 2016 toimus üks tollel ajal maailma kõige suurem teenustõkestusrünnak, milleks kasutati siis nii-öelda interneti ühendatud nutiseadmeid, kus siis rünnati erinevaid infrastruktuuriteenuseid USA-s, mille tulemusena katkesid siis ajutiselt suurte teenusepakkujate nagu Amazon, PayPal, Twitter, Netflix ja nii edasi teenused. Ja see, kuidas see võrgustik loodi, see toimuski siis selliselt, et ründajad
ründajad kaardistasid teadaolevate erinevate nutiseadmete paikaparoolid ja võtsid need siis automaatselt üle ja ründe käigus siis üle võetud seadmed omakorda nakatasid järgmiseid seadmeid. Tulemusena tekkis võrk, millesse kuulus sadu tuhandeid seadmeid, mida oli võimalik siis juhtida ründajatel erinevate sihtmärkide nii-öelda ründamiseks. Kui me räägime haavatavatest andmevahetusprotokollidest, siis nagu siin juba varem näitasin, oli võimalik siis need videovooge pakkuvad teenused internetist leida ja samamoodi need RTSP teenused, mida me otsisime, need on kõik krüpteerimata. Kui me räägime erinevatest nii-öelda ärakasutamisvõimalustest selliste teenuste puhul, siin on siis üks näide, kuidas neid teenuseid nii-öelda kaardistada. Ja kui me räägime siis konkreetsest näitest, siis näiteks kui te arvate, et filmis Ocean's 11, kus siis vahetati erinevaid videovooge, mida siis näidati turvatöötajatele, et see ei ole võimalik, siis tegelikult on see täitsa võimalik. Ja kui nüüd siin videot ka näidatakse, siis oleks eriti lahe. Kus siis olles ligi pääsenud arvutivõrgule, mis on segmenteerimata ja kus kasutatakse nii-öelda krüpteerimata andmevahetusprotokolle, oli siis ründajatel võimalik suunata siis nii-öelda turvatöötaja monitooringu seade siis enda poolt paika pandud videostriimi edastavale seadmele. Ja samal ajal siis toimetasid nii-öelda potentsiaalsed vargad siis rahus, ilma et turvatöötaja oleks midagi paha aimanud. Edasi, kui me räägime siis segmenteerimata võrgu probleemidest, siis üks suuremaid probleeme on siis see, et pannakse lihtsalt võrguseadmed, näiteks siis videovalveseadmed või muud IoT seadmed samasse võrku nii-öelda kontorivõrgu seadmetega, mille puhul siis seadmete, näiteks kontorivõrgu arvutite kompromiteerumisel on võimalik ka automaatselt ligi pääseda nendele nii-öelda nii videovalve kui ka muudele nii-öelda IoT seadmetele. Siinkohal ja samamoodi kujutavad ohtu ka sellised videovalveseadmed, mis on sääraselt isoleerimata kujul kontorivõrku ühendatud, mille tulemusena siis, nagu siis näha, üks suvaline odav videovalve kaamera puhul on siis näha, et isegi kui tal ei ole seadistatud nimeserverid ega gateway'sid, siis ta üritab siiski ühendust luua erinevate nimeserveritega selleks, et ühendust saada siis oma pilvega, kuhu siis videot üles laadida või mis iganes muid kaardistamata tegevusi teostada. Et antud juhul on siin üks näide tulemüüri logis siis. Ja samamoodi, et läheks nüüd natukene edasi, kuna meil aega ei jagu, siis üks põhilisi probleeme on veel see, et unustatakse seadmete tarkvara uuendamata. Ja kui me vaatame seadme tarkvara, kui me räägime arvutitarkvarast, siis arvutitarkvara uuendamine on väga nii-öelda pikaajaliselt võimalik, aga valvekaamerate puhul on see väga keeruline. Kuna püsivara ei uuendata, antakse põhimõtteliselt välja uus toode ja sa pead minema uuele tootele, ostma uue toote selleks, et uut tarkvara saada. Ja see tähendab seda, et vana toote kasutamine on ebaturvaline. Ja nagu näha, siis on selliste seadmete puhul probleemid, kus siis näiteks üks tahuva kaamera
mille puhul siis ei piisa nii-öelda selle kaamera enda autentimise mehhanismist, kuna püsivara sisaldab juba erinevaid turvanõrkusi, mis tähendab, et selleks, et selliseid nii-öelda uuendamata püsivaraga seadmeid turvata, tuleb need põhjalikult isoleerida. Ja kui me räägime nüüd siis meetmetest, mida tuleks siis kindlasti teha selleks, et kaamerad ja muud IoT-seadmed oleksid turvatud, siis esimene asi on kindlasti, tuleb muuta kõik paikaparoolid ja eemaldada kasutajaid, nii-öelda seadme kasutajad, keda ei ole vaja seadme halduseks. Tuleb uuendada võimalusel seadme tarkvara ja kui nüüd läheb seadme ühendamiseks internetti, siis tuleb kõigepealt kaaluda, kas seade peab üldse olema interneti kaudu kättesaadav või piisab sellest, et ta on nii-öelda kättesaadav ainult sisevõrgust. Kui see on vajalik, tuleks piirata siis ligipääsud nii-öelda avalik IP-aadresside põhiselt, et seda ei oleks võimalik kõigil kasutada ja siis võimalusel kasutada siis VPN-i, kus siis on võimalik luua siis lisaautentimismeede. Ja autentimisel tuleks kindlasti kasutada krüpteeritud ühendust, sest krüpteerimata ühenduse puhul on väga lihtne paroole varastada ja see võimaldab ründajatel lihtsasti seade üle võtta. Ja kõige üks olulisemaid aspekte on meil kindlasti isoleerida need seadmed teistest võrkudest, millest ma juba eelnevalt rääkisin. Ja isoleerimisel tuleks siis kasutada vähima õiguse printsiipi, ehk et siis ainult need teenused peavad olema kättesaadavad, mis on selle teenuse pakkumiseks vajalikud. Ja selleks, et nii-öelda üle võetud seadmeid hiljem taastada, tuleks ka teostada pidevat konfiguratsiooni varundamist peale igat muudatust. Et kui teie seade mingil põhjusel nii-öelda kompromiteeritakse, siis on võimalik see nii-öelda puhas seis tagasi saada ja meetmed kasutusele võtta siis selleks, et seda enam ei juhtuks. Ja kõikidest turvaintsidentidest teavitamiseks on ka RIA-l olemas selline veebivorm, mis on siis kohustuslik või tähendab teavitamise kohustus on siis olemas nii-öelda riigiasutustel ja elutähtsa teenuse osutajatel, kuid ka kõik teised võivad meile teada anda toimunud turvaintsidentidest, sest see aitab saada parema ülevaate Eestis toimuvast nii-öelda küberpildist. Nii, suur tänu, Martin. Et nagu me kuulsime ja nägime ka ekraani pealt, siis kogu see kaamera kasutuse temaatika on ju väga kompleksne teema. Et kui me enne Martinit rääkisime sellest, et mis on lubatud teha, siis nüüd infoturbeliselt aru saada, kuidas ma seda korrektselt nagu teen ja tagan, et erinevaid selliseid, kuidas ma ütlen, tagauksi, nõrkusi, valest seadistusest tingitud ohtusid mitte läbi lasta, siis ma ütleks, et minu meelest nii-öelda see Martini poolt räägitu on vaata, et isegi kohati suurema kaaluga, sest see on asi, mille osas täna meie näeme ja tõenäoliselt ka riigi süsteemi amet näeb, et seda teadmist ja oskust ei ole võib-olla mitte alati veel ka piisavalt. Aga enne kui me Martini nii-öelda laseme vabaks, siis ma korra veel ühe täiendava küsimusena peatuksin nendel IP-kaameratel, ehk siis täpsemalt, eks ole, Wi-Fi võrku ühendatud kaamerad, mida täna ka väga paljud eraisikud oma eramute nii-öelda perimeetri kaitseks ja valve eesmärkidel kasutavad. Et võib-olla nagu sellised mõned rusikasoovitused nende Wi-Fi kaamerate kasutamisel, et üks pool on see, et kui salvestis pilt on juba süsteemi jõudnud, et kuidas teda seal turvaliselt hoida, et ta sealt nii-öelda soovimata isikutele nähtav ei oleks, aga nii-öelda see hetk või see liikumine sealt kaamerast nii-öelda siis kas Wi-Fi ruuterisse või sealt edasi süsteemi, et kas sul on seal ka mõned sellised tähelepanekud, mida nagu võib-olla siin täna veel anda kaasa?
Kodukasutajate puhul on võib-olla keeruline seda täita, kuna keegi ei hakka väga seal kodus nii-öelda võrgusegmente isoleerima, aga üldiselt tuleks kasutada samu nii-öelda meetmeid, millest ma siin rääkisin, et kõiksugused seadmed, olgu nad siis Wi-Fi võrgus või traadiga võrgus oleksid isoleeritud. Wi-Fi võrgu puhul tuleb kindlasti kasutada ka Wi-Fi põhist krüpteerimist, nii-öelda, et ei oleks võimalik õhust seda pilti soovijatel varastada ja üldse seda teenust nii-öelda tõkestada. Selles mõttes, et Wi-Fi puhul isegi kui sa kasutad nii-öelda krüpteeritud ühendust, on ikkagi võimalus nii-öelda seda teenuse tööd katkestada, ehk et need kurjamid võivad sulle koju tulla ja selle Wi-Fi seadme seal lolliks ajada ja sa seda pilti ei näegi tegelikult. Kas teie osakonna poole pöörutakse pigem juba siis, kui midagi on nagu halvasti, midagi on juhtunud või on ka mõningasid sellised positiivsed näited, et mõni ettevõtte nagu enne, kui asja nagu kasutusele võtta, kirjeldab võib-olla natuke, mis ta plaanib teha ja et teie poolt küsida mõned sellised soovitused või oskused nagu tee peale kaasa? No, väga tihti seda ei kohta, et keegi planeerimise faasis meie poole pöördub. Üldiselt on ikkagi juhtunud nii, et kui midagi on halvasti läinud, siis pöördutakse meie poole. Aga kui on soovi, siis võib pöörduda ja me anname kindlasti nõu. Selge, seda on väga hea kuulda, et Eestis siiski asutused on valmis nii-öelda lisaks avalikule sektori endale tegelikult ju toetama ka erasektorit nende tegevustes. See ju meie eesmärk on nii meie nagu inspektsiooni vaates kui ka Riigi Infosüsteemi Amet nii-öelda tehniliste, spetsiifiliste, infoturbeliste soovituste andmisel.